Tere tulemast. Mina olen Lauri ja tänases sinu lauatunnis tutvume Autodesk Tinkercad keskkonnaga ja proovime seal teha lihtsamaid elektriskeeme. Mul on see keskkond juba lahti. Teil on vaja selleks, et siia sisse tulla, teil on vaja klassikoodi ja peate sisenema nickname'iga, siis ma näen teie töid hiljem ja saan teid aidata ja vaadata, mida te olete teinud. Aga kui te olete sisse saanud, siis te peate siit valima vooluringid, circuits. Valite selle, siis valite siit Create New Circuit, uus vooluring. Ma soovitasin üleval nime panna ka sellele, et me hakkame järjest erinevad ülesanded läbi tegema, et hiljem siis paned siia nimedeks ülesanne 1, ülesanne 2, ülesanne 3, ülesanne 4, ülesanne 5. Praegu ma panen sellised harjutus kirjutan. Me alt harjutame. Harjutus. Ülesandel oma nimi, mul jääb see pärast arvutisse alles, õigemini ta jääb pilve alles. Hiljem saate seda vaadata, saate seda muuta. Ja kui te olete liitunud selle klassiruumiga, nagu mina praegu siia kutsusin, siis ka mina saan teie töid vaadata. Aga meil on siis ülesandeks täna lihtsalt vooluringid. Näidan teile, mis võimalused siin on. Et meil on põhilised, mida täna kasutama hakkame. Siin kõrval on selline menüü, kus näeb neid elemente. Siin saab ka panna basic või all. Siin saab panna ka otsingusse, mida me vajame. Me vajame täna siis lambipirni. Selle nimi siin on pulb. See on pulb ja tekkiski siia. Võtame hiirega peale, vajutame hiire alla, vajutame selle ekraanile. Nüüd on meil siin ekraanil olemas. Meil on vaja lülitit. Lüliti nimetus on switch. Siin on kahte tüüpi, siin on vajutava nupuga, nagu mul käes praegu on. Ja siis on sellist liug nupuga. Võtame selle switchi. Võime ka selle võtta. Mul endal siin on ka näidisena. Üks on selline kangiga lüliti. Veel selline nupuga lüliti. Võime mõlemad praegu võtta. Ja pirnidest ka tegelikult siin on ka võimalus LED-pirne kasutada. Mul on ka siin LED-pirn. Nendega me täna tegeleme ei hakka, et siin on natuke rohkem vaja vooludega tegeleda, kui me hakkame LED-idega. Aga praegu me lihtsalt tahame saada vooluringid kokku ja lülititest tahab saada tule põlema ja tule kustu. Siis meil on patareid vaja. Paneme siin sisse siis patarei. Soovitab kasutada selliseid patareisid. Siin tegelikult on ka 1,5 voldine, siin on ka 9 voldine, siin on ka lihtsalt kartulipatarei ja sidrunipatarei ja nendega võite hiljem mängida, kui tahate sellised väiksed kopikapatareid. Tegelikult siin patarei juures saab ka muuta veel. Panen selle LED-iga ikka siia tegelikult. Saame seda LED-iga korraks vaadata. LED-iga siia. Et nüüd, kui te siia tegelikult selle asja peale vaadata, selle elemendi peale, mis me valisime, siin tegelikult saab muuta. Praegu on see tavaline AA-patarei, aga tegelikult siin saab parameetri muutumine teha selle 3A-patareis näiteks. Tagasi A, siis tegelikult siia saab isegi panna peale selle lüliti saab peale panna, et selle sama lüliti, mis me siin eraldi panime, see võib kohe siia patarei boksi peale panna. Saab siit samast pealt lülitada. Muutan selle ära, et meil oleks olgu lugitavam. Pirnile võib nime panna, kui tahate. Kõigitele elementidele saab nime panna. Ja kui te LED-e kasutate, LED-il saab ka panna erinevad värvid siia, värve muuta. Ja siis idee, kuidas see asi käima hakkab, siis ma näitan veel, et siin saab keerata, aga siin on selline nupp, kus saab elementi keerata, kui te tahate keerata.
et see skeem, mida te tegema hakkate, jääks nagu visuaalselt ilusam, siis mõndasid elemente peaks mõnikord keerama. Ja siin on veel siis vaja juhtmeid. Et meil hakkaks vooluring tööle, meil on vaja juhtmeid. Juhtmed tekivad väga lihtsalt, võtta lihtsalt selle täpi juurde. Siin on igal sellel elemendil on sellised vooluklimmid peal. Et see täpi juurde, tiire alla. Mul on hiirnupu peal, see on korraks lahti. Hoidin uuesti. Ma saan jälle sellised ilusamad jooned nagu. Ma ühendana läksin siia teise juurde, tekkis täpp. Võisin uuesti hiirt ja tekkis see täpp. Mul on miinusklemm on lambiga ühendatud. Ja nüüd ühendame plussklemmiga. On jälle siia, võtan nuppu, on siia, võtan nuppu, siia, võtan nuppu ja nüüd tekkis siia selline punane tapp, võtan nuppu. Ja nüüd mul tekkiski kõige lihtsam vooluring. Ja siin üleval on selline nupp nagu Start Simulation, võtan siia peale, hakkaski põlema. Tähendab, mu vooluring töötab. Mul on olemas patarei, vooluallikas, pirn, tarbija. Omavahel on juhtmetega ühendatud, on tekkinud vooluring ja hakkas põlema. See on Stop Simulation, kustus ära. Ja nüüd, kui ma tahan need ära kustutada, nii juhtmed võitan neile peale, et delete kustutan juhtme ära. Ja nüüd siis järgmine ülesanne ongi siis proovida teha niiviisi, et see lülitist hakkaks see pirn põlema minema ja ära kustuma. Siis tuleks lülitis vedada siia patareisse juhtmed, lülitis vedada pirni juhtmed ja siis katsetada, kuidas see pirn tööle hakkaks. Ja siin järgmised ülesanded tulevad sellised, kus on vaja juba 2 pirni, 3 pirni, 2 lülitit. Et siis lihtsalt peate siit uuesti pirni ja lülitit juurde võtma. Aga siis ongi, nüüd vajutate siia, teil harjutusülesande oli tehtud, võite siia uuesti siia peale vajutada. Selle logo peale siia. Nüüd ta uuesti läheb siia, pead create new design, new circuits. Loob uue selle. Tee lehe nagu. Nüüd ma soovitaks selle nimeks panna siis ülesande 1. Enter. Ja on olemas. Nüüd lähevad uuesti, siis teete selle switchi. Patarei. Ja selle lüliti ka. Või see, mis lüliti, pirn. Ja siis hakata neid juhtmetega kokku panema. Vaatame korraks selle teema. Koostame lihtsa vooluringi, milles on vooluallikas, lambi, pirn ja lüliti. Esimene ülesanne. Siis teine ülesanne. Koostame lihtsa vooluringi, kus on vooluallikas, 3 jadamise ühendada, lambi, pirni ja lüliti. Kolmas ülesanne. Vooluring koosneb vooluallikast, 3 omavahel rööbid ühendatust lambi, pirnist ja 1 lülitist, mille abil saab sisse ja välja lülitada kõiki lambi, pirne korraga. Koosta selline vooluring. 4. ülesanne. Vooluringis on vooluallikas, lambi, pirn ja 2 lülitit. Need on ühendatud nii, et lambi, pirni saab panna põlema 2 erinevast lülitist. Koosta selline vooluring. See tähendab seda, et kui võetad 1 lülitit, hakkab põlema või võetad 2 lülitit, hakkab põlema. 5. ülesanne. Mõtle välja ja koosta üks segaühendustüüpi vooluring. Sellised ülesanded. Teeme ära. Ja kohtame varsti. Nägemist.